Kolmas telg, see on inimese arengu jätkumisele ja vastab küsimusele, milles on elu mõte. See on teadlik inimese areng, mil ta ise valib oma tee. See täpike südames äratab teda õppima, mis on kõrgem jõud. Ta hakkab nagu lugema neid raamatuid, mis on seotud selle kõrgema jõuga ja hakkab aru saama ja mõistma, nagu meie praegu just selles seisundis alustame oma tõusu mööda kolmandat telge mööda. Meil on miljon inimesi, kes õpivad ja on ärganud juba selles vaimse tunnetuse poole pürgimise jaoks. Ja see kabalateadus on levinud just tänu nendele inimestele, kes püüavad nagu jõuda lähemale sellele kõrgemale jõule, mis meid juhib ja millest me nagu tekkinud oleme. Nad on valmis töötama selle nimel, aga on inimesed, kes tahavad selles maailmas saavutada midagi ja avada oma uusi businesseid ja nii edasi. On ka neid, kes tahavad oma perekonnas seltsis aega viita. Ja miks inimene, üks või teine inimene just selles suunas ennast arendada tahab, seda me ei tea. Aga looja teab ja see inimene, kes tahab avastada kõrgemat jõudu ja kui see sinule nagu meeldib ja sa haarad sellest kinni, siis on meil siin olemas õpetajad, kes on võimelised meile näitama neid allikaid, neid raamatuid, mis meid sellel teel edasi aitavad. Aga tähtis on meie endi soov ja kui meil on see soov, siis selle soovi ärgitamiseks, suurendamiseks on meil kõik materjalid olemas. Aga see, kas see inimene soovib just seda teed mööda minna, sõltub inimesest endast, millise valiku ta teeb. Kas ta tahab tunda saada looja omadusi, kas ta tahab nendele sarnane olla. Me oleme küll teisel teljel praegu, aga kogu see kolmas telg on mõeldud looja avastamiseks ja see on just looja avastamine meie maailmas. Mis tähendab, et me töötame selle jõus, kui ta on veel meie eest suletud. Me ei näe teda. Vot selles ongi meie pürgimus. Meile antakse teatud näpunäiteid ja vihjeid nende inimeste poolt, kes on seda juba tunnetanud.